Järgnevalt räägime sellest, kuidas on võimalik erinevaid objekte, mis teil dokumendi sees on, olgu selleks siis pilt või joonistus või diagramm või midagi muud, kuidas on need võimalik kopeerida ja teisaldada. Kui me alustaksime teisaldamisest, siis kõige lihtsam teisaldamise meetod ongi tegelikkuses objekti, näiteks pildi, lohistamine. See ongi teisaldamine. Kopeerimine tähendab reeglina seda, et ühest objektist saab kaks. Ja toimib ta tavalise kopeerimise kleepimise meetodil. Objekt, millest te soovite koopiat teha, peab olema aktiivne ja seejärel klõpsame üleval nupule copy, mis järel võetakse ta nii-öelda spetsiaalsesse vahemällu ja nüüd järgmisena ma lähen sinna kohta kursoriga, kus ma tahaksin ta kleepida ja seejärel klõpsan tööriista riba peal nupule kleebi. Ja ongi see pilt kopeeritud. Ka teisaldamise jaoks tegelikult võib kasutada neid ülemisi nuppe. Sellisel juhul te teete objekti peale klõpsu ja järgmisena tööriista ribalt valite lõika. Mis järel näete pilt justkui kaob ära, aga tegelikkuses siis on ta alles, ta on selles spetsiaalses mälus. Ja nüüd järgmisena liigun siis sinna, kus ma soovin ta panna ja siin jällegi siis aseta või kleebi nupule. Ja täpselt samamoodi tehakse seda muide ka mitme dokumendi vahel, et tegelikkuses writeril ei ole vahet, kas te kopeerite või teisaldate käskudega seda objekti, pilti siin dokumendi sees või te soovite seda teise dokumenti teha. Näiteks ma teen praegu selle konkreetse objekti peal uuesti käsu kopeeri ja seejärel avannete siit alt teise writeri dokumendi, mis mul lahti on. Ja siin, kus kursor vilgub, klõpsan nupul kleebi, aseta ja näete, ongi see pilt siia lisatud ja kui ma nüüd liigun tagasi eelmisse dokumenti, siis näete, et siin on alles ja samuti on siis siin nii-öelda uus koopia sellest pildist. Nii et selliselt käib erinevate objektide, milleks võib olla kas pilt, diagramm või mingi joonistus, ühest dokumendist teise kopeerimine või tõstmine, kui te kasutate lõika käsku.